Sit ready. Attention. Ja nii-öelda siis korraldusfooris süttis taas roheline tuli ja meie praegu jälgime siis alla 15-aastaste tüdrukute ponnistust ja siin siis kohe väga võitluslik algus. Piltlikult öeldes kõik on koos, nii nagu stardis ikka. Ja näeme praegu, kuidas siis Jeva Milešovskaite, tema esindab Leedut, on masinal number 11 läinud sõitu juhtima. Siin me näeme ka praegu ekraanipilt on saatmas Jeva tegemisi ja tema kõrval on aparaadil 10 Merete Mändla, kes on seal jäänud natukene küll tahapoole. Ja siin siis number 7 hetkel teist kohta hoidev Marta Kimmel näitab oma stiilinäidet. Tema kõrval number 6, kelleks on siis Emma Landing, esindab Pärnu Sõudekeskus Kalevit. Siin aga siis näeme taas liidrit, hetkeliidrit Jeva Milešovskaitet, tema esindab Leedut ja on väga hea soos. Aga väga hea soos on ka Marta Kimmel, sellepärast et vahe leedulannaga hakkab kokku tõmbuma. Ekraanipilt praegu küll Marta tegemisi ei saada. Siin aga näeme praegu hetke 3. kohal olevat Häli Külat. Ja on ka väga hästi esimesel distantsi veerandil liikunud, aga tundub, et liidrid hakkavad praegu järgmistelt konkurentidelt ees libisema ja praegu võib ikkagi öelda, et 2 kullanõudlejat on ja nendeks on Jeva Milešovskaite, kes esindab Leedut, ja Marta Kimmel vastavalt siis aparaatidel 11 ja 7. Ja siin siis taas leedulanna stiilinäide. Leedulanna on ühtlase tempoga tõmbamas, pigem tema stiilist vaatad, et läbi jalgade see töö päris lõpuni veetud ei saa või surutud ei saa. Ja sestap tema stiil on ka veidi teine võrreldes kas või rajal number 12 oleva Mae Moosseniga. Aga Marta Kimmel on hoidmas künte ja hammastega leedulannast rivaalist kinni. Ja kui nüüd kaamerapilt ka uuesti läheb masina number 7 peale, seal kus on siis Marta Kimmel, nüüd ongi see koht ja ka, erksust on, igatahes tahab siin leedulannale küll vastu hakata ja hambaid näidata, aga nüüd siis 300 meetrit ja veelgi vähem on jäänud finišini minna. Tundub, et siiski Leedu rivaal hakkab vaikselt eest ära libisema ja Marta Kimmeli jõud hakkab veidi raugema ja see teeb ta kättesaadavamaks Mae Moossenile, kes esindab Pärnu Sõudekeskus Kalevit. Masinal number 12 Mae liigub ja näeb ära, et konkurent on hakanud väsima. Siin siis number 5 hetke 4 Häli Küla, kes on ka veel medalite jagamise mängus täiesti sees. Ja kui nüüd leedulanna Jeva Milešovskaite läheb oma teed, jäänud on kõigest veel vähem kui 100 meetrit minna ja tõenäoliselt nüüd ükski konkurent enam tema hõlma ei hakka. Ja näeme siit liidrit tulemas ja ennustada on juba lihtne. Marta Kimmel on vaikselt oma positsiooni seal kas käest ära andmas, aga konkurent Mae Moossen on võtnud lõpuspurdiga talle olulisel määral järele. Neid kaotusmeetreid on nüüd juba 8 kõigest, veel 8. Kas jõuab, aga enne siiski Marta Kimmel säilitas oma teise positsiooni 3.53,3. Mae Moossenilt väga ilus distantsi viimane veerand 3.54,9 ja Häli Küla ka, kes oli kõrges mängus sees ikkagi alla 4 minuti, 3.58,9, teeb väga tubli sõidu. Emma Landing 4.02,2, 5. Sofia Nikitina 4.03,5, see tulemus annab talle 6. koha. Oli tuline finaalsõit, nägime leedulanna stardist kõige kiiremat minekut, siis justkui distantsi keskosas hakkas tunduma, et eestlannad hakkavad talle vaikselt järele võtma, aga see oli vaid hetkeline selline uinak, kui Jeva Milešovskaite viimasel distantsi veerandil või natuke rohkemal maal 300-400 meetri peal
vajutas kõvasti ja sedavõrd, et põrmustas kõik konkurendid ja hakkas hoopis neilt vaikselt eest ära libisema ja tulemuseks 3.46,2. Kõvast puust aeg.